Tere, head kuulajad! Käes on septembrikuu, kui kõik on uus ja 3. septembri Geeniuse digisaade, mis tegelikult on küll 4. septembri Geeniuse digisaade, hakkab pihta koos Meelis Väljamäe, Glen Virule ja Hans Lõugasega ja täna me räägime sellest, kuidas on uued elektritõukerattaga liiklemise reeglid, on uued PlayStationid tulemas välja, on uued laadimisstandardid juba peagi kohal, on uued kõlarid, on uued nutitelefon, kaldkriips, käekotid ja veel paljugi muud, sest et üks suur Euroopa sündmus on, kus palju uut tehnikat näidatakse ja meie teeme teile täna kõigest sellest kokkuvõtte. Ja nii, alustame siis esiteks võib-olla enne, kui me lähme riburada pidi IFA messi juurde. Enne seda võib-olla räägime liiklemisest, sellepärast, et väike muutus Tallinnas, suur muutus Pariisis, mis mõlemad on sellised veidi märgilised sündmused selle kohta, et mitmed linnad ei taha sallida enam täiesti vabaturumajandust elektritõukerattastel lühirendil. Teatavasti mäletate, Pariis nüüd keelas ära mitte elektritõukerattad, nagu mitmed Eesti meediaväljaanded siin täiesti suvaliselt lahmivad. Elektritõukerattaga võib vabalt sõita Pariisis, aga on keelatud siis lühirenditeenus, et sa võtad ja paned kuhu tahad. Oskusite, et see päev kunagi kätte jõuab? Just, ühesõnaga siis ikkagi me räägime nüüd sellest, et keelatud ongi see tõukerataste rendil põhinev skeem, ehk et ma ei saa enam tõukeratast Pariisis rentida, vaid ma võin sõita seal oma tõukerattaga, siis on kõik hästi. Aga nii-öelda jutumärkides Bolte seal enam ei ole. Eesti firma minu teada vist seal ei olnud, aga Laim ja Dott ja need kõik polisid minema sealt, sest et tohutu hulk pariislasi, tervelt 7% inimestest osales referendumil ja otsustas ära keelata. Et ma arvan, et see on väga hea näide ka sellest demokraatiast, et see, kellele asi läheb korda, pagana tõukerattad, risud on jalus, need lähevad ja annavad selle hääle ja kõik noored, kes nendega sõitsid, nendel suva. Ei, aga iseenesest see on minust väga hea näitaja, et ikkagi ka kuulatakse nende inimeste häält, kes selle häält annavad, aga siin ikkagi tasuks rõhutada seda, et see termin nagu lühirendi teenus selles mõttes natuke võib-olla segadusse ajab, et minul tekkis ka kohe küsimus, et mis asi on siis renditeenus. No sa võtad paariks päevaks nädalaks ja osta enda tõuksiga, sul on mingi firma oma, aga sa ei saa teda nii-öelda lõpetada renti suvalises punktis linnas, et vedelema, sest see ajab inimesi vihaseks. Just tahangi öelda ikkagi jõuda oma segase jutuga lihtsalt sinna välja, et mitte, et me ikkagi keelamegi oma olemuselt ära renditõuksid. Me tegelikult ju keegi ei räägi renditõukerattast kui rendiautost, mida me võtame nädalaks. Et kui me räägime renditõuksist, siis me ilmselgelt mõtleme just nimelt seda lühirenditõuksi ja tegelikult just need samad ongi siis keelatud ikkagi. Ma kujutan ette, et võib-olla kui ma läheksin turistina Pariisi ja ma metrooga ei taha sõita, siis ma võtaks juba nädalaks selle tõuksi kuskilt firmast. Aga mõnes mõttes on, Glen, sina ise oled rääkinud sellest, et tegelikult on Prantsusmaa ja Pariis olnud eeskujulikud, nad on nende monowheelidega ja kõiksugu mikromobiilsuse osas sellised, ikkagi teerajad. No muidugi on ja muide Pariis on ikkagi tegelikult väga positiivne näide ka selles mõttes, kui ma ei eksi, siis Pariis ei ole ära keelanud sugugi üherattalistel liiklemist tänavatel, nagu on teinud seda Berliin ja kui ma ei eksi, Amsterdam ja mõnedki teised. Kas Berliinis sa ei tohi sõita üherattalisega? Ei, küsimus on selles, et see ei ole nüüd eraldi kategooriana keelatud, aga kuna ta liigitub sellise asja alla, millel peaks olema number, helisignaal ja suunatuled, siis muutub see asi natuke kummaliseks just, et pigem ongi see sama koht, kuidas seadused ei jõua meil tehnoloogiale lihtsalt järgi ja siis on ta sellises halisalas. Milles seal see iba on, et Eestis nad minu teada ikkagi liigituvad selle kergliikuri alla või mitte? Tasakaaluliikur. Kas seal on ka see kiiruse piirangu ja võimsuse küsimus? No, seal on võimsuse küsimus, mis tasakaaluliikuritel on seda tõstetud selles mõttes, et tasakaaluliikur on, kuna võimsus on see, mis tegelikult tagab talle ohutuse, siis seda ei saa panna ühte patta sellise kaherattalisega, seetõttu on see number tõstetud. Aga sellegi poolest, kui me räägime nüüd kiirusest või muudest omadustest, siis paratamatult 25 kilomeetrit tunnis on ju see, mida nagu peaks nõudma, aga olgem ausad. Sellega võib sõita. Olgem ausad, et nii mõnedki liikurid sõidavad ju tegelikult kiiremini ja kui seadus on piisavalt range, et juba hakata pitsitama siin tootjaid või maaletoojaid, siis igal juhul on see kindlasti nii, et Euroopa nendes linnades, mida ma siin mainisin,
üheratturilised ja tasakaaluliikuritega, noh, tänapäeval tasakaaluliikurid muidugi enamik ongi sellised. Ära muretse, Glenn, varsti tuleb referendum Tallinnas, 7% inimestest ütleb, et tuleb ära keelata need monowheelid. No seda siiski ei tule, sest et ma tahtsin jõuda sinnani, et see algatus Pariisis, et ära korjata need lühirendi tõuksid on ääretult teretulnud, sest et enam nõmedamat seda ma kahtlustasingi, et sina liigitad selle mitte tagasiminekuks, vaid edasiminekuks. See on puhas edasiminek ja tegelikult oleks ka väga suur edasiminek, kui koristatakse ära ka lühirendi autot, sest kui ma vaatan ikkagi täna linnapilti, siis iga 4. auto on lühirendi auto ja kui neid 4. autosid seal ei oleks, siis oleks meil 4 võrra vähem autosid, sest see jutt mind absoluutselt ei veena, et autodega sõidavad, noh, põhimõtteliselt need inimesed, kes niikuinii sõidavad autodega, ei sõida. Nende lühirendi autodega sõidavad need inimesed, kes niikuinii ei sõidaks autoga. Ja noh, et ühesõnaga jah, minu selline... Muidu ei sõidaks, aga siis... Aga nüüd sõidavad, kuna see võimalus on, kuna need autod on olemas. Ma ei ole kindel sellest, ma tahaks andmeid näha, aga tuleme tagasi tõukside juurde. Miks sulle ei meeldi, et tõuksid on linnas sõitnud? No vaata see põhjus on, ma olen sellest ennem siin ka inglise keeles sõna räntinud või räusanud, et tegelikult inimesed on sellise haige psühholoogiaga, et kui neil on oma sõiduriist, siis nad reeglina, kui nad ei ole nagu päris lollid, siis nad tegelikult käituvad üsna vastutustundlikult ja korralikumalt tunduvalt, aga kui neil on mingi rendiaparaat, siis noh, isegi võib-olla muidu selline normaalsem inimene ka laseb välja endast looma või kuidas seda öelda ja sõidab seal 4 või 3 või 2 joob ennast täis ja möliseb ja sõidab vastu posti, kukub enda pea katki. Ja noh, kui me vaatame neid videoklippe, mis on ju tehtud tõuksi õnnetustest, siis olgem ausad, noh, enamik, et mitte öelda kõik, on peaaegu renditõuksid. Muidugi on võib-olla seal mõni hull, kes on ka ise enda omaga sõidab. Ehk et minu selle jutu sisu on ikkagi selles, et sellises koguses ja sellisel kujul tegelikult risustavad metsikult kogu linna, kogu tänavapilti ja aga mis sa arvad, ma tegelikult ei ole sinuga nõus, sest ma arvan, et 99% inimesed sõidavad viisakalt sellega, aga mis sa arvad, kas lahendus oleks see, kui me ei laseks neid risustada linna, vaid me paneksime teatud punktidesse koondaksime? No, kindlasti see oleks mingi lahendus. Et muidugi ma täiesti argumenteerin või respekteerin seda argumenti, et tõesti, kui ma lähen ka ise kusagile Euroopa linna, mis ei ole juhtumisi minu kodulinn, siis ilmselgelt on noh, selle tõuksiga ju hea liigelda punktist punkti, sest ma ei saa oma üherattalist sinna kaasa vedada ja võib-olla muud liiklusvahendid on kallis ja kui ma vaatan nagu teistpidi, et inimesed, kes tulevad siit Tallinna, on turistid, eks ole, siis kahtlemata on see, noh, see on nagu hea teenus, no, aga kuna selle, aga noh, olgem ausalt, et turistide osakaal nende tõukside peal ilmselt on ikkagi kadub väike, et sellega sõidavad enamikus, kohalikud jörmid sõidavad nendega enamikus ringi. Mitte jörmid, vaid minusugused ja meiesugused inimesed. Aga ma vaikselt olen siin lõksujuhataja, Glenn, ma ütlen sellepärast, et sa vist ei tea, et nüüd septembrist alates on Tallinnas kohustus, sa ei saa seda tõukratast mujal parkida, kui teatud ette antud punktides kesklinnas. Ja sa võtad punktis, paned punkti ja neid on tegelikult, ütleme, 50-100 meetri tagant. Ja ma olen nendega nüüd sõitnud ja ütleme nii, et see süsteem toimib päris hästi. Ühe auto parkimiskoht on reserveeritud ja seal on, ma ei tea, 10-15 tõuksi. Ja lisaks on, eks ole see, et sa ei saa kesklinn või vanalinnas ei saa ka nüüd. See on absoluutselt hea mõte, et isegi ma saan aru, et minu selline äärmuslik renditõuksi vastasus loomulikult pikas perspektiivis ka ei päde, sest seal on plusse ja võib-olla ma mölisengi sellepärast kõva häälega, et ajadagi teadlikult inimesi rohkem närvis, nad kuulavad meie saadet ja saavad öelda, et ma ajasin lolli juttu ja räägivad sellest sõbrale, et sõber tuleb ka meie järgmist saadet kuulama. Ja rääkige inimestele, siin saates Glenn räägib ikka sellist juttu teie kohta, kes ta tõuksidega, nii et tulge kuulata. Just, et see täielik lollpea, nii et selles mõttes on see hea lahendus. Aga ärge muretsege kuulajad, ma vaidlen vastu Glennile teie nimel. Ma olen sinuga nõus, see on hea mõte, et need tõuksid võiks tõesti nagu jätta kohtadesse, kus need võib jätta ja isegi mitte ainult tõuksid, ka jalgrattad, sest et olen ise näinud korduvalt, see tähendab, et üle 2 korra lihtsalt tüüpi, kes lõpetab oma sõidu sellise koha peal, kus ühelegi normaalsel inimesel ei tule pähe see sõit lõpetada, sest jätab selle jalgratta sinna ja lihtsalt tõmbab kapuutsi pähe ja läheb jalutab minema, eks ole, et enam mitte, jah. Mina ei ole ammu sõitnud, aga eelmine aasta mind häiris väga see, et kui tuli see probleem hakkas pihta, et inimesed suvalisse kohta tõukse jätavad, siis minul oli paar korda
selline olukord, kus ma oma arust parkisin nagu väga viisakalt, väga ilusti, väga õige koha peale tee äärde, kus ta kedagi ei sega. Ja siis ikka tuli mulle see Bolti teavitus, kus ütleb, et kuule, sa oled kehvasti parkinud, et nagu vaata ette, et nagu see natuke liiga üle pingutav minu Bolti selline lapsevanem seal taga. Aga hoopis omaette küsimus on nagu see, üks asi on see, et Pariisi näide on selles mõttes huvitav, et esiteks 7% ei tohiks mingi kvoorum olla, eks ole, et see asi nagu läbi läks, on kummaline ja jabur. Teine on see, et kas Pariisi on mitte üks esimesi linnu, kes üldse nagu tõuksid nagu vastu võttis avasüli, eks ole. Ja nüüd nad siis keerasid selle ära, et ring on täis nii-öelda. Pariisi otsusel on üks hästi suur kontekst, millest võib-olla väga ei räägita, et seal on tegelikult viimastel aastatel hästi palju tehtud viise, rattateid selleks, et liigelda isiklikku või mis iganes tööandja või jalgratta, tõukeratta, monoviili, mingi muu asjaga. Ehk siis, kui sul on piisavalt hea selline võrgustik, sa ostadki endale selle riistapuu ja sõidad sellega ise ringi, et sul ei ole tegelikult vaja võib-olla nii väga seda rendivõrgust. Ma tahtsin öelda, et huvitav on see psühholoogia, millest just ennem rääkisite, et kuidagi see, et rahvas sõidab nagu elektri või renditõuksiga ja siis täis peaga või mis iganes ja lõhub neid, eks jätab suvalisse kohta ja samamoodi väga palju uudistes Bolti ja Sidibi autosid, kus nagu just neid nagu kiputakse kasutama ja nendega õnnetuste sattuma ja muud jama tekitama, et ma ei saa nagu sellest loogikast selles mõttes aru, et kui sa oled oma autoga, siis see on ju oma asi, see on nagu suva välja see, mis siis nagu seaduse silmis, eks ole, need trahvid ja asjad, mis sulle määratakse, aga kui sa sõidad sellise renditeenus asjaga, siis sul on kohe garanteeritud vähemalt 2000 eurot trahvi, pluss see, et sa igaveseks saad bänni selle firma teenustest ja lõpuks saad sa siis need seadusega ette nähtud asjad kaabel kaela. Ja see on palju suurem risk või palju hullem, kui oma autoga sõita. See on väga hea tähelepanek. Mulle jääbki täitsa nagu arusaamatuks, eriti kui Meelise vist samast mainisid, eks ole, et sa jätsid justkui ratta normaalsesse kohta ja said kohe riielda, et kas siis inimesed on tõesti nagu liilollid või kuidas see nagu siis õnnestub, et kas tõesti see, et siis renditõuks visata tee kõrvale kraavi või sõita auto vastu posti, et jah, see on kummaline. Ma arvan, et seal on kaks faktorit. Paljudel inimestel ei ole seda peremehe tunnet renditõuksiga ja sa saad selle tõuks hakata kasutama makstes euro või 15 senti. Aga sa ostad riistapuu, sa maksad 100, 200, 300 vähemalt ja siis sul on mingi peremehe tunnegi, et ma vähem. Ja siis mitte keegi loe neid lepinguid läbi, kus on kirjas palju see pärast trahvi maksad, mis muud tagajärjed on, eks. Aga iseenesest mulle tundub, et need tõuksid, mis on kuskile bussipeatustesse hunnikute viisid pikali lükatud, mulle tundub, et need ei ole mitte pargitud sinna pikali, kuna sa pead pildi tegema, et keegi teine on pikali lükanud pärast. Ei tea, kas see on. Kindlasti mitte Glenn. Ta ei võta seda omaks, ärge arvake, et Glenn seda teeb. Ja sellega võib teema kokku tõmmata, sest meil on veel palju rääkida. Ja muidugi mul teema hakkas mind väga praegu erutama, et ma ütleks enne kokku tõmbamist veel ühe sellise tehnilise aspekti, et miks siis ei võiks ka tõesti olla niimoodi, et võib-olla kui kasutaja selle tõuksi ilusti ära pargib ja pildi teeb, et tehnoloogiliselt võiks ju see tõuks olla juba siis nii palju tehisintellektne, et ta luurab ümbrust kogu aeg ja kui juhtumisi mina tulen öövarjus musta kapuutsiga teda ümber lükkama, et siis ta teeb kohe pildi ja saadab selle organitesse. No jah, see on võib-olla teistsugune jälgimisühiskond, mida ka ei tahaks. Aga räägime siis seda, et väga palju uusi asju on välja kuulutatud, reklaamitud, näidatud. Võib-olla varsti jõuavad ka meil müügile, sest et Berliinis käib tehnikamess, IFA ja see on selline ajastu või selline hooaega algus, kus me näeme ägedaid uuendusi, mis siis võib-olla võiks väga varsti jõuda meie poodidesse ja sealt meie kätte. Et selline väike ettevaade tehnika sügisesse ja talve. No IFA-st võib-olla sissejuhatuseks võiks öelda, et kes on selline kuidas ma ütlen, tehnika inimene, tehnika huviline, eks ole, teab väga hästi, mis asi on IFA ja mis see toimub, aga võib-olla kui ei ole päris see, et siis võib lihtsalt mainida, et IFA on olnud nüüd siis 99. korda muide toimub. Ehk et järgmine aasta saab siis pidulik 100 täis. Vahepeal nüüd teatavatel põhjustel ta ei toimunud, sest olid siin koroonad ja muud asjad. Ja nagu eelmises või üle-eelmises saates vist mainisime, vist Meelis käis eelmisel aastal, olid olnud nagu üksjagu väiksem. Et nüüd vähemalt numbrite järgi ta tundub igati suur, et siin just sirvisin umbes 5 aasta taguseid numbreid, kus oli seal kirjas, eks ole mul, et 1800 firmat ja umbes 30 pluss maad, siis nüüd räägivad nad lausa veel suurematest numbritest siin, et üle 2000 on neid
osavõtjaid ja maid lausa oli vist 48, eks ole, nii et numbrite järgi tundub ta igati suur, aga noh, seal käisid nii mõnedki sõbrad-tuttavad seal koha peal ja ikkagi ütlesid, et ei tea, kas ta ikka päris nagu seda vana IFA mõõtu veel ei ole, aga igal juhul surnud ta kindlasti ei ole ja asju oli seal üksjagu. Kui eelmine aasta ja ma käisin ja tundus nagu, et väiksem, kui ta oli enne koroona aega, siis praegustest kommentaaridest ise ma küll see aasta ei käinud, tundub, et on see aasta ikkagi veel väiksem kui eelmine aasta. No kummaline, sest et need numbrid tegelikult täpselt on sellised, et 2059 eksibiitorit või kuidas see on siis, kes ennast näitavad ja 48 maad, mis on numbriliselt muide rohkem kui näiteks oli aastal 2018. Et raske on seda kommenteerida, et mis baasil seda on kokku loetud ja kõik 26 saali on olnud täis asju, endiselt kodumasinad, samuti kõik esindatud või nagu siin see muutus siia vahepeal toimus, eks ole, 13 000 ruutmeetrit, Berliini messikeskus, küll messikorraldaja on muutunud, mis ilmselt tarbijat otseselt ei tohiks puudutada ja huvitada. No võib-olla võib huvitada, sest et ma tegelikult ei tea, aga vahepeal oligi see probleem, miks paljud firmad kohale ei tulnud. Hind oli jube kallis. Hind, mida küsiti siis firmade käest oli kallis ja ka pilet oli üsna kallis tavatarbijale, et võib-olla see uus korraldaja on seal mingeid muudatusi teinud. Aga lähme võib-olla uudiste sisu juurde, et ma tegelikult kõigest hoolimata te olete ka päris palju asju välja noppinud, mis on päris huvitavad, mida siis ka IFA-l on välja kuulutatud. Alustame siis ikka laadimisstandarditega. Ja laadimisstandarditega on siis niimoodi, et tegelikult see ei ole nüüd asi, mis IFA-l välja kuulutati. G2 standard kuulutati välja jaanuarist USA-s toimunud CES messil ja nüüd on siis IFA-l on nagu ikka see asi on, et kui CES-il midagi välja kuulutatakse, IFA-l see on asi on käe katsutav ja vastupidi, et kui IFA-l midagi välja kuulutatakse, CES-il saad seda vaadata. Ja siis G2 standardil laadimisel laadijad, paljud erinevad firmad, Anker ja Belkin ja Mofi ja paljud teised on nüüd nagu siis ikkagi päriselt näidanud neid seadmeid ja küll nad väga paljud nendest ei ole öelnud ei hindu ega saadavust, mõned on öelnud hindu, aga mitte saadavust ja kogu see trall on selle pärast, et nagu me teame, siis septembris tulevad igal aastal uued iPhone'id. 12. septembril on selle aasta see üritus, kui me neid peaksime nägema ja ikkagi väidetakse, et Apple võtab G2 standardi kasutusele, mis tähendab seda, et väidetavalt peaks Apple saama siis ka 15 wattise juhtmevaba laadimise ja hea uudis on siis see, eks ole, et G2 on ka tõenäoliselt uued Androidiga telefon, mis tulevad siin selle aasta lõpus või järgmisel aastal peaksid hakkama toetama, nii et see on nagu üks üldine universaalne standard. Sama, ja ta meenutab siis või meenutab võib-olla kuulajatele seda vahet, et tegelikult G-standard on üks väga hästi õnnestunud standard, sest et kui te mõtlete kõigi oma nende juhtmeva laadimist peale, mis on ilmselt teie autos, laual, kuskil mujal, siis on G-standard või QI ja see töötab tegelikult minu arvates väga hästi läinud nagu väga erinevate seadmetega, välja arvatud iPhone'id. Isegi minu arust Apple'i kõrvaklapid toetavad seda standardit, AirPodsid, küll aga mitte siis telefon. Aga kas sa tead, kas see nagu standardid omavahel on ühilduvad, 2 ja vana? Oota, minu teada ikka iPhone töötab ka G. Ai muidugi jah, aeglasemalt, just aeglasemalt. Aga et selles mõttes ongi, et nüüd ongi küsimus selles, et mis siis on G-vahe. G2-ga on see, et kui põhivahe on see, et ta võtab üle siis Apple'i MagSafe'is kasutatud magnetid, ehk siis tegelikult sa saad see laadija panna täpselt õige koha peale, kus sa saad garanteerida, et ta istub seal laadija peale, ta libise sealt ära ja ta laeb maksimaalse kiirusega. Ja see on tegelikult siis see, mis on nagu kogu see asja point. Ja siin ongi nagu see, praegu öeldakse, et ärge praegu endale ostke uut juhtmevaba laadijat, kuna G2 on kohe tulemas, ilmselt hiljemalt jõuluks on meil nagu poed täis uusi seadmeid, siis kõik nii-öelda tarvikutootjad väga suure huviga hakkavad neid kohe tegema. See on äge. Ja väga-väga äge uudis, sest et tore, kui asjad on omavahel standardsed ja tore, kui on juhtmevabad. Uus PlayStation, kas see vist IFA-l näidati ka seda või näidatud või? Aga see on... Ta tuli välja veidi enne IFA algust, aga ta on meie poole sellest veel rääkinud. Naljakas seade on see, et tegelikult ei ole ta siis iseseisev mängukonsool, vaid ta on ainult neile, kes omavad PlayStation 5 ja tahavad siis seda kasutada ka kuskil magamistoas või teise ekraanina, sest et kui näiteks, ma ei tea, lapsed vaatavad telerit või vastupidi, vanemad vaatavad telerit, laps tahab mängida, siis ja selle teleri taga on see PlayStation, siis see teler on hõivatud, eks ole, ja siis läheb tüliks, siis sa võtta selle 8-tollise ekraaniga
vidina, millel on ainult siis ekraan ja ekraani küljes on no umbes nagu keegi oleks Nintendo Switchi ekraanile liitnud külge PlayStationi puldi. Või siis selle PlayStationi puldi tõmmad nii laiaks, et 2 pool pöidlal on samad nupud, aga keskel on siis 8-tolline ekraan. Just, aga kurioosne on esiteks see, et siis tal on wifi ja temaga ei saa mängida mitte kuskil mujal, vaid siis selle wifi ühenduse piires samas ruumis või samas korteris majas, eks ole. Ja teine asi on see, et tal on küll kõrvaklapi pesa juhtmega, aga tal ei ole näiteks Bluetoothi ja on olemas Sony uus PlayStation Link teenus, mida toetavad kõrvaklapid, saad sa ainult siin ühendada juhtmevabalt ja Sony kuulutas välja ka siis 2 sellist kõrvaklappi, mis maksavad sinna 2 euro kanti, aga kui see on Sony mingi teise kõrvaklappi teist firmast rääkimata, siis see juhtmevabalt selle seadme kasutada ei saa. Et selline kummaline seade. Muidu võiks selle üle rohkem naerda ja öelda, et kui mõttetu see on, aga õnneks maksab see 200 eurot, nii et 220. Ja veel üks põhjus, miks mitte naerda. Sul on õigus, et see on kõik väga süke ökosüsteem ja väga ainult omavahel toimib, aga põhjus mitte naerda on see, et ikkagi ma arvan, asjad müüakse välja, need lähevad ostujärjekorrad, sa ei saa seda, kui sa tahad, nii et sellest hoolimata on väga suure nõudlusega tegu. Ja ma tahtsin öelda, et see on selline kodurahu seade, eks ole, et kui sul on vaja tingimata, et ei oleks tüli, siis tuleb see raha välja käia. Kodurahu seade, jah. Ma muidugi ütleks siia võib-olla ühe sellise suure elevandi toas ikkagi ära, kellest me oleme ju rääkinud ennem ka ja kes vähemalt kohalkäijate sõnul oli IFA kõige ägedam asi ikkagi üldse oli Honor, et olid nad väga suured kohal. No alustame, räägime Honorist. Ja Honori see sama Magic V2, mis siis peaks olema kokkuvolditav telefon, mis on tunduvalt õhem, sihvakam, suurema akuga ja kõik on seal palju parem kui siis Samsungil. Et see on nüüd peaks tulema siis Euroopas müügile, küll jäi see tõesti mõnevõrra ebaselgeks, et täpselt mis hinnaga ja kuidas ta tuleb, aga Honor oli IFA-l hästi suurelt kohal ja noh, ilmselt pole vist raske arvata, et Honori tagant paistavad välja ka Huawei kõrvad. Et Huawei'l on nüüd teatavasti ka väga mis kujuga need kõrvad on või sellised piklikud ja teravad nagu siuksel väiksel trollil? Seda ei saa öelda, sest et need kõrvad on ilmselt vaataja silmades, sest et selge on see, et Honor on ikkagi ju bränd, mis on Huawei'st põhimõtteliselt nagu lahus, ütleme siis niimoodi, et kõik on juriidiliselt korrektne. Jokk on kõik, aga mis ei ole kuidagi viisi paha, sest me oleme seda ju oma saadetes ka ikkagi korduvalt seda teemal siin sõna võtnud, et oleks tore, kui oleks konkurente ja Huawei'l on palju osakondi, kes teevad kihvte asju ja teevad arendust ja kõike ja nüüd vähemalt tundub, et selle Honori sildi all on nad pannud sisse siis järgmise elektrilise käigu, eks ole, sest et Huawei sildi all need asjad võivad olla ükskõik kui kihvti tehnikaga või õhukesed, aga me ei räägi neist lõpuks, aga Honoril on ju kõik hästi, seal on Google olemas. Mulle tundub sama, sest et kui me varem vaatasime Honori telefone, siis nii mõnigi neist nägi välja väga identselt sarnane Huawei telefoniga selle vahega, et kaamerad olid kõvasti kehvemad. Siis nüüd on nagu see, et kui me vaatame seda Honor V2 ja siis seda Huawei X3 volditavat, mida me nägime, eks ole mais, siis tegelikult Honori telefon on ju kõigi omaduste poolest, võib-olla kaamera on natukene kehvema, kõigi muud omaduste poolest tegelikult veel parem, eks ole. Nii et selles mõttes huvitav asi, teine asi, mida Honor näitas, sest tegelikult libisite nagu üle sellest, mis see ikkagi eriline asi, mida näitasid siis on. No me oleme tegelikult rääkinud sellest varem. Ei mäleta keegi, mäletame isegi ja kuulajad veel vähem, nii et räägime üle, mis nad lõpuks näitasid. No ühesõnaga näitasid siis volditavat telefoni, mis on nagu Galaxy Fold seeria stiilis, voldib lahti tahvliks, paned kokku, on tavaline telefon, aga kaalub ainult 231 grammi, 5000 milliampertunnine aku, on kokku voldituna, vist oli umbes sentimeeter või oli see imevähe peale ehk et mõnedki 9,9. Just, et isegi alla siis 1/10 kõvasti õhem kui siis Samsungi telefon. Et nagu igas mõttes nii-öelda teeb ära, absoluutselt igas mõttes, et ja need millimeetrid ja kümnendikud ja grammid ja ampertunnid võivad tunduda väikesed, aga praktikas pigem ongi see, et kui sa võtad selle telefoni kätte, siis ta ei tundu sulle enam nagu kompromiss. Et see oli just see koht, mida vähemalt meie seda Huawei telefoni näppides saime väga hästi tunda, et seal võib nagu olla täitsa jutul võib olla tõepõhi all, et kui see lahti volditav telefon tõepoolest ei tee kuidagi sinu elu halvemaks, kui sa kasutad seda välist ekraani, eks ole, siis miks mitte, kui sellega tuleb nii-öelda ainult boonusega kaasa veel üks suur ekraan,
siis on see tegelikult väga kihvt, et tänase Galaxy Foldi puhul lihtsalt ikkagi sa teed kogu aeg nagu järeleandmisi selle nimel, et seal sees on see suur ekraan. Ja teine asi, mis on veel eriline selle telefoni puhul tegelikult on siis see väline ekraan, nimelt selle kuvasuhe või külgede suhe, et kui Samsungil on ju teatavasti see on hästi pikk kitsas ja see ei ole väga mugav kasutada ja Oppol on ta vastupidi hästi sihuke madal ja võib-olla natuke liiga väike, siis see on täpselt samasugune nagu siin meie enamus levinud telefonidel, mida me kasutame, eks ole. Nagu ikka, jah. Just. Ja teine asi, mis on natuke võib-olla jokkskeemilik, mulle tundub, ma ei ole kindel, ma ei ole neid mõõte täpselt vaadanud, aga äkki see 9,9 mm ei sisalda seda kaamera kühmu sealt taga. Ei, kindlasti mitte. Aga see ei ole tähtis, aga mis on tähtis on see, et sellel üliõhukese telefonil on siis natuke väljauletav kaamera kühm, mille sees on 3 50 megapikslist kaamerat, seal hulgas siis zoom kaamera ja tavaline kaamera, millele mõlemal optiline stabilisaator ja ülilainurk kaamera, mis on autofookusega, sest päris paljud ka kallimatel telefonidel ülilainurk kaamera ei ole autofookusega, nii et ka see kaamera värk on väga äge. Ma ei, ütleme otseselt ei julge nüüd vaielda, kuna praktikas ma ei tea, ma vähemalt loen küll spekkidest, et on ikkagi 2 50 megapikslist ja 1 20. Et telefoto on ikkagi 20. Mina vaatan praegu, ma vaatasin ise valesti, tõsi. Just. Jah, 2 50 ikkagi 50 megapiksel ultravide, mis on autofookusega, seda on nii õhukese telefoni sisse tavaliselt väga lihtne panna. Aga isegi kummaline on see, et oleks võinud ju, kui juba oleks, eks ole, et Huawei ise kasutab ka ikkagi 50 megapikslist ka telekaamerate sensorina, mis annab väga hea võimaluse teha digisuumi põhjal nagu kadudeta veel suurendust. Mõnes järgmises saates, kui meil rohkem aega on, siis ma võin rääkida sellest, kuidas Samsung trollib Balti riikide kasutajaid mitte andes neile võimalusi. Ja see Zoomi vabadus üks nendest, aga selle ma jätame selliseks vihjeks, et järgmises saates ma võib-olla räägin sellest. Aga lähme järgmiste asjade juurde edasi. Aga ma korraks tõmban joone jälle sellega, et miks see äge on see Honor ju sellepärast ikkagi, seal töötavad Google'i äpid. See Magic OS, mis asi see on? See Google'i äpid töötavad ja selles mõttes on see ju täieõiguslik Android-telefon. Aga Honori juurde veel jääme korraks nii palju, et teine asi, mida nad seal näitasid, mis ei ole varem välja kuulutada, mis on tegelikult siuke nagu muidu on sellise kontseptsioon autod, siis see on kontseptsioon telefon, mis on Magic Purse, mis on siis siuke käekotti asendav telefon, millele saad sa panna välisele ekraanile mingi animatsiooni, mis siis ma ei tea, meenutab nahka või mingit karva või ükskõik mida, et on siuke siis aksessori nii-öelda, eks ole, aksessuaar, mis on korraga telefoni ja siis selline sinu rahakott põhimõtteliselt digitaalne. Sellel on nagu omamoodi jumet sellel mõttel, sest et inimesed kulutavad väljanägemise peale väga-väga palju raha, palju rohkem kui telefonide peale. Ja kui telefon on meil nii käes, siis see võiks nagu olla suund, kuhu minna. Ja kui see kontseptsioon saab reaalsuseks. Just, et erinevalt sellest Honor V2-st volditavast, siis see ei pruugi tulla kunagi müügile, aga teine V2 tuleb. Mida veel huvitavat IFA-l silma jäi? Hunnik uusi kõrvaklappe on, JBL-il on uued kõrvaklapid, enamus neist on samasugused kui eelmise aasta omad, lihtsalt natuke paremad, aku kestab paremini, heli on natuke parem, võib natuke mugavamad. Lihtsalt eelmiste seeriate uuendused. 2 kõrvaklapi tootjat, mis mulle nagu silma jäid, mis olid huvitavad. Üks on selline ka Eestis müüda väga odavate kõrvaklappide tootja nagu J-Lab, kes tegi siis J-Buds minid, mis on 40 eurosed kõrvaklapid, millel on olemas, küll ei ole mürasummutust aktiivselt, kõik muud asjad on olemas. Kaasa arvatud see, et äpp on ja äppis saad equalizerit juhtida ja nii edasi ja multipoint ja nii edasi ja nad on ülipisikesed. See karp on selline ülipisike, nii et sa saad selle panna, nad isegi ütlevad, sul rõngas on kaasas karbile, saad sa panna selle võtmoidja külge. Ja ülitugevad, ehk siis nad kannatavad kukkumist ja põrutust ja klapid ise on ka väga pisikesed. Ma ei tea, kui pisikesed, võib-olla umbes nii väiksed, nagu on siin Samsung Galaxy Buds 2 dekka, ilmselt väga väiksed, eks ole, et sellised vanadest J-Labi klappidest väiksemad ja väga odavad ja tunduvad nagu huvitav, ma tegelikult tahaks need proovida. Ja teine klapifirma, kellest me oleme siin palju rääkinud, eriti testide kontekstis on siis Jabra, kellel on uued klapid ja seal on nagu põhiasi on siis, minu arust on see Elite 10 on see, et rohkem mikrofone peaks olema parem helikvaliteet ja helikvaliteet on alati asi mikrofonidel, mis Jabral ei ole olnud väga hea, kuigi nad ise väidavad, et see on väga hea. Ja teine asi, mis on siis on üks esimesi mitte Apple ja mitte Sony kõrvaklapi tootjad, kellel on olemas siis
Dolby Atmos või ühesõnaga selline ruumiline heli, mis kui vastav lugu, mis on ruumis heliga tehtud, töötab, siis ta oskab seda ära kasutada. Jabra küll nimetabki seda oma asja siis või tehnoloogiat või turundab seda nimega Dolby Head Tracking, mis tegelikult peaks olema siis tegelikult pigem vaste just Apple'i sellele spatial või spatial audiole, kuidas iganes seda hääldada korrektselt. Ehk et tähendab see seda, et kui ma keeran pead ja vaatan filmi, siis heli ei keera koos minu peaga, vaid heli jääb ruumis samasse punkti, et see on väga äge asi, jah. See on siis asi, mida peaks nüüd Elite 10 tõepoolest toetama. See jah, mida Meelis mainis Sony puhul on tegelikult on see 360 audio, mis positsioneerib neid instrumente ja pille sul kuidagi eriti ruumiliselt ja nii edasi, aga Jabra puhul siis just see Dolby Head Trackingu nagu filmi vaatamise elamus peaks olema väga äge, aga sellest saame siis muidugi rääkida, kui meil päriselt nüüd omale kõrva pistame. Neid mikrofone on seal muide 6 nüüd siis, aga samas see mikrofonide number ka otseselt ei korreleeru võib-olla kvaliteediga, aga igal juhul loodetavasti on ta parem. Muide klappidest rääkides ma lihtsalt siis mainin ka selle ära, et üks sellise igava nimega firma, kes tavaliselt toodab vanainimeste telefone, mille nimi on Doro, kes teeb suure nupulisi telefone, on ilmselt ka läbi hammustanud, et kuna võib-olla vanainimesed Jabra ja Samsungi ja Sony ja Apple'i nuppkuulereid omale kõrva ei pane, aga siis on teinud ka nuppkuulerid vanadele inimestele ja rõhuasetus just sellele, et nad laseksid siis piisavalt läbi ka seda välisheli, et ei ole sellist kõrvatropi tunnet ja ega tehnoloogilises plaanis ilmselt ei ole siin nüüd võib-olla väga paljust rääkida, aga kui keegi ostab oma vanaemale Doro telefoni, sest seal on suured klahvid, siis nüüd võib viia ka Doro nupud, sest need ongi just mõeldud. Mis on väga mõistlik asi, see eakate turg on suur ja oluline ja tegelikult inimesed tahavad kasutada tehnoloogiat ja seal on väga suur potentsiaal oma elu paremaks teha. Ja siin on tegelikult Doro nagu isegi turundabki neid siis mitte nüüd nii väga sellise helikvaliteedi või kuidas ma ütlen siis audiokuru klappidena, vaid nutika terviseseadmena või smart health device, mis asetab just rõhu nagu sellele, et ta võimendab ka siis kuulmist. Et sa tegelikult nende nuppe kasutades, kui sul on kehvapoolne kuulmine, siis sa nendega kuuled tegelikult paremini. Nii et mitu asja võib-olla ühes tükis natuke uuemas pakendis ja teise nime all ei ole üldse paha mõte. Jaa, korra veel võib-olla selle heli teema kokkuvõtteks, et saite aru, mida Dolby uus helisüsteem Flex Connect endast kujutab, et ma saan aru, et seal on midagi teleka, heli ja juhtmevate kõlarite sidumine, aga kas seal on midagi päriselt uut või see on mingid uus turundustrikk, et kas keegi teist? See on midagi päriselt uut, aga see on tulevikumäng, ehk siis selle edukus sõltub sellest, kui paljud tootjad hakkavad seda toetama ja mis see tulemus on, eks ole. Põhimõtteliselt on siis see, et kõik Dolby Flex Connecti toetavad seadmed, kui sul on Flex Connecti telekas ja kõlar, sa võid ühendada siis nagu soundbariks või selliseks paremaks kõlariks, suvalise Bluetooth kõlari, suvalise Wi-Fi kõlari, mis seda Flex Connecti toetab. Et suur ambitsioonikas plaan, aga me praegu TCL on esimene tootja, kes seda toetab, aga tegelikult ma arvan, et mingi aasta läheb aega ennem, kui me aru saame sellest, et kas tegelikult teised tootjad ka sinna järgi tulevad või mitte, sest Dolby on iseenesest nagu väga selline firma, kellega koostööd väga paljud teha tahavad, eks ole. Just, jah. Ja see mõte, nii palju kui ma aru saan, on väga äge, et ma täpselt nagu sa ütlesid, mul on mingisugused, mis iganes tootja 2-3 kõlarit, ma panen nad tuppa diivani kõrvale ja ta saab ise aru, kui kaugel need kõlarid on näiteks telekast ja ka ülejäänud seintest ja siis ta optimeerib ära selle vastavalt toale. Ja iseenesest see mõte kui selline on ju nagu jätk siis võib-olla natuke Dolby Atmosele, eks ole, mis tegelikult täna ka ju oma olemuselt ka nii töötab, et Dolby Atmose süsteemi sa võid üles ehitada ükskõik mitme kõlari baasil, eks ole, et kinosaali sa võid panna seal pildikult 10 ja 100 kõlareid, koju võib-olla paned ainult 4 või vähem või rohkem ja Dolby Atmosega saad ikkagi nagu sama, mitte küll võib-olla samas kvaliteedis, aga sa saad põhimõtteliselt selle lahenduse luua mis tahes kõlarite puhul, sest et see helikanalid ei ole kodeeritud kõlaritesse, nagu olid nad siis varasemate multikanaliliste
nagu standardite puhul, eks ole, kus sul lihtsalt tuli siis stiilis parem kanal, vasak kanal, ma ei tea, tagumine kanal ja bassikanal ja sa pidid kõik need kanalid panema. Siis tegelikult Atmos on ju samasugune objektpõhine süsteem, mis siis tegelikult laotab selle soundi või heli lahti nende kanalite vahel ja see Flex omakorda siis peaks tooma siis just nimelt koju hästi kergesti sellise võimaluse erinevate kõlarite baasil teha siis võimalikult hea heliväli, ütleme siis nii, või selline paigutus lihtsa vaevaga suhteliselt. Aga see on asi, mis nõuabki jah, et nõuab tootjaid loomulikult, et nad tuleks selle standardiga siis vähem või rohkem kaasa. Räägime korra kodulainel ka. Mina eelmine saade juba vaatasin, et ägevad siukse tootja nagu Switchboti masinad on tulemas, mis ei ole väga levinud tootja, aga Roborock selle eest on väga kõva ja tuntud tootja. Meelis, kas nad on lihtsalt võimsamad, kiiremad, paremad, ilusamad või on seal ka mingi innovatsiooni osa? Põhiline, mis mulle jääb mulje, on see, et nad toovad nüüd nendest kallimast Q8 ja sellest seeriast tuntud nutikuse ja selle ägeda moppimise ja muud need asjad toovad siis soodsama hinnaklassi mudelitest, eks ole, et Q5 ja Q8 on ka siis tegelikult uus, et S7 oli see, S8 olid need, mida ma silmas pidasin S-seeria, nüüd on uus Q-seeria. Et tegelikult nagu point on siis selles, et tuua selliseid high-end omadusi ka kättesaadavasse hinnaklassi, eks ole, et see on nagu üks asi, mis on nagu siin nendes uutes tolmuimejates. Vaadates siin veel sellist nuti poolt, et kes on IFA-l alati olnud väljas, vähemalt või suuremalt on kiivritootja nimega Lival ja oli ta ka sealkordsel IFA-l ja näitas erinevaid rattakiivreid, kus siis on sees tulukesed ja ühenduvused ja rohkem vähem nutikust ja siis ka uut mootorrattakiivrit ehk jutu sisu pigem selles, et kui teid huvitavad sellised nutikad kiivrid, siis tasub selle firma kiivrid tegelikult vaadata, et nad on tõesti päris kihvtid ja päris funktsionaalsed. Tõsi, sellel mootorrattakiivril küll ma lootsin, et seal oleks ka siis mingi HUD või selline heads up nagu display lahendus, et ma ise olen. Aga mis siis on, kui seda ei ole või on? Eelkõige on siis seda ohutuse poolt ehk, et kui sa mootorrattaga juhtumisi kukud maha ja lööd oma pea ära ja siis ikkagi jääd veel ellu, siis see kiiver ise on võimeline siis sinu eest helistama ja kutsuma kohale siis kiirabid ja kõik teenistused, et see ohutuse osakond. Ja pluss siis on seal need tuled, mis siis automaatselt süttivad ja näitavad siis pidurdamist ja kõiki asju ja midagi oli siin kindlasti veel, kui ma siit diagonaalis praegu vaatan, eks ole, aga jah, seda poolt, et oleks sul selline display silme ees, et minul on siuke järelturu lahenduse, ma omale kiivrisse panin, et seda võiks mõni tootja päriselt ka teha, sest ega mootorrattakiivritega muidugi alati on, ei taha nüüd siia küll kinni jääda, aga seal nagu saavad alati kokku nagu kaks asja, et üks pool on see nutikus ja kõik see nii-öelda high-tech, mida sinna sisse panna, aga teine asi on teha valmis jutumärkides vana hea kiiver, mis oleks lihtsalt vaikne, mugav ja kerge ja seal ongi nüüd see koht, kus siis nagu suured tootjad nagu siin Schubert ja Nolan ja kes siin meil kõik need tuntumad on nagu suhteliselt konservatiivsed, et nad teevad häid kiivreid, aga nad nagu selle nuti poolega ei ole nagu päris see ja siis on seal teised firmad, kes justkui tahaksid teha üübernutikaid asju, aga see kiiver võib-olla on neil mürarikkam ja ei tööta võib-olla jälle sellise klassikalise kiivri on nii hästi. Et see on üsna keeruline valdkond ja loomulikult on siin ka ju omad standardid ja turvanõudid ja kõik muu asi, eks ole, nii et väga raske on ilmselt teha seda ühte kiivrit kõigi jaoks, sest pead on erinevad ja nõudmised ja mõtted seal peade sees on erinevad. Aga Lival on neid kiivreid siis teinud eelkõige rattakiivritena, on ta tuntust kogunud juba ammu sellised kiivrid, mis siis pidurdades ka näitavad tuld ja nii edasi, et on siis targemad kui keskmine rattakiiver. Ilmselt siis tasub vähemalt kui ohutusse investeerida, kui mitte sellesse, et on paremaid juhiseid saada. Ja vaatan siin Sirvin parajasti siin saate ajal ka seda IFA ajakirja, mis ikka traditsiooniliselt jätkates on nad seda samamoodi välja andnud nagu ennemgi. Ja siin, kui me rääkisime siin tasakaaluliikuritest, siis on siin kohe üks väga suur pilt, mis reklaamib IFA-t kui sellist ja rõõmsasti kaks inimest on siin jalg ühe rattalise peal ja vaatavad romantiliselt silma teineteisele, nii et
nii et ikkagi tundub, et ikkagi see üherattaline nagu püüab tähelepanu, mis siis, et Berliin on nagu võib-olla koht, kus ei tohi sellega niimoodi romantiliselt silma vaadata, aga nagu näha siin pildi peal on ta suurelt olemas ja nii et võib-olla see on ikkagi hea märk. Muide, siin ajakirjas ka, kui neid artikleid vaadata, et mis on see IFA peateema, siis sellised vanad Saksa tootjad, kõik, kes siis on meil kodumasina kunnid nii-öelda siin Siemens ja Bosch ja et kõik ikkagi väga jõuliselt lehvitasid siis seda, kuidas ma ütlen, säästlikkus on vist vale sõna, sustainability. Kuidas te tõlgite sõna sustainability? Kestvus või? Kestvus, jätkusuutlikkus. Kestvuse lippu lehvitasid palju, et nüüd selle asemel, et osta nüüd uus Boschi pesumasin, öeldakse, et too see meile remonti, sest et nüüdsest on meie laos kohe riiulit võtta siis 15 aasta varuga juppe sellele masinale, et sama juttu rääkisid täpselt kõik need Saksa firmad, kellest siin juttu oli ja et kui see varem oli 10 aastat, siis nüüd on see 15 aastat ja väiksemate masinate puhul oli vist 7 aastat see standard neil, nüüd on selle 10 peale nihutanud. Et omamoodi nagu vastuoluline, et ühtepidi IFA-l näidatakse meile uusi ägedaid ja nutikaid pesumasinaid ja külmkappe, mis kõik siis on AI-ga ja järjest targemad. Samas teistpidi öeldakse, et nad peavad siis ajas veel kauem vastu ja sa ei saagi omale siis uut osta nii varsti, kui sa tahaksid, sest et vana tuleb hoopis ära parandada. Et seda, tundub, et eks tänase maailma trendis on see kestvus on oluline sõna igal sammul, et meil ju räägime siin mobiilidest ka, kaua kestavad siin tarkvara lubadused aastates tulevikku ja kas saab hoopis akusid vahetada ja kõik need samad trendid on ka igale poole jõudnud ja tundub, et ilmselt ka noori need trendid võiksidki huvitada ja ongi see loogiline, sest et ega maakera pole kummist ja kui me siin kogu aeg seda täis puhume, siis ta läheb lihtsalt katki. Lõpuks ma veel tegelikult tahtsin tagasi kerida juttu, kui me veel jõuame selle nutika kodu juurde, et ma saan aru, et üks uudis, mis sealt välja tuli, et suurepärase ja paljude suurte lootustega Matteri protokolliga nüüd just liitunud ka Samsung, kui ma õigesti aru sain. Samsung on liitunud, oli esimene või üks esimesi, kes sellega liitus. Aga midagi nad nüüd siis lubavad teha oma selle nutikülmikuga Samsung Family Hubiga. Kas saan aru, et ja koostöös LG-ga. Kas see käib üle Matteri või mitte? Ei saanud aru, kas see käib üle Matteri. Ma ei imestaks, kui see nii on, sest et teatavasti see Family Hub külmik on Samsungil ühtlasi ka Matteri keskus nii-öelda siis, et vanematel saab osta dongli juurde, mis seda Matteri juhilduvaks teeb ja uuemal on see juba Fred raadio sisse ehitatud ja telerid samamoodi, eks ole. Aga mis on nagu minu arust selle uudise huvitav, uudise mõte on siis see, et Samsung ja LG andsid teada, et sa varsti saad Samsungi seadmeid juhtida LG äpist ja LG seadmeid Samsung äpist, mis muidu oleks nagu täiesti mõistlik, et minu arust on mõlemad on mingisugust kodumasina laian siis nagu nii selle kaudu asi töötab, aga Samsung ja LG on Koreas väga vihased vaenlased, ehk siis nad on väga suured konkurendid ja see, et nad midagi koos teevad ja lausa niimoodi ametlikult selle välja kuulutavad, on midagi uut. No nagu sa ütlesid, juba ammu on Samsung olnud selle peale, vist Smart Things äpp näiteks on Matteri toega, aga just selle äpiga ma saan aru, saadki LG asju juhtida. Ja LG äpiga peaksid saama siis ka Samsungi asju juhtida, eks ole, just kodumasinaid ja sellised, mitte telerid, mis kui ma nagu aru sain. Aga selles mõttes... Loodame, et selle taga on see nagu see Matteri tugi, siis tegelikult tore, kui sul on üks ühilduv protokoll, mille iva ongi see, et sul on konkureerivad tooteperekonnad, on vähemalt saad signaali. Samsung LG puhul ma ei oska öelda, minu jaoks oli üllatus see, ma ei olnud väga kursis, et kui ma siin mõni nädal tagasi rääkisin, kuidas ma testisin LG telerit, siis et seal oli ka Matteri Hub sees, ehk siis ta oskas juhtida Matteri seadmeid selle aasta uus LG telerit. See oli nagu minu jaoks üllatus, sest et LG ei ole väga tuntud selline nutikodu seadmete firma erinevalt Samsungist, kellel nagu ikkagi see Smart Things on väga tugev tegija, üks kõvemaid ökosüsteemi üldse, eks ole, väga võrreldav siin HomeKiti või Google'i asja või Amazoni asjadega. Aga Samsungil on nagu jalad igas kapis või igas potis nii-öelda, sest et tegelikult vähe sellest, et nad siis Matterit toetavad ja siis Smart Thingsi protokolliga kõiki muid asju toetavad, tegid nad ka ju siin paar aastat tagasi äkki oli Home Connectivity Alliance, ühesõnaga selline Matteri sarnane, aga eraldiseisev organisatsioon, kes siis peaks just kodumasinate nutikust ja seda ühilduvust nagu promoma, et võib-olla see ühilduvus LG käib selle kaudu, ja seal sees on ka näiteks Pekko ja
ja Haier ja mõned veel suured tegijad, kes on seal nagu liitunud, et just sellepärast, et kuna Matteril ei ole nagu väga palju praegu veel seda kodumasina tuge, pigem on ta selline IT-seadmete ja tavaliste klassikas nutikoduandurite asi, eks ole. Matteril ei ole veel ka näiteks kaamerate tuge, eks ole. Nii et see asi vaikselt areneb, aga igal juhul jah, et huvitav on see, et kaks sellist väga suurt konkurenti otsustasid, et nad teevad midagi koos ja lubavad ühe firma seadmeid teist firmat juhtima, et see on põnev. Ja see on hea, ma selle Matteri teema lõpetuseks veel tahan mainida. Meil on üks hea kuulaja, kes mulle vahepeal saadab kogu aeg teateid selle kohta, kuidas kas ja kui valmis Matter on ja aitab sellel teemal silma peal hoida. Ja mina, olles valmiduses seda ka oma kodus tööle panna, ostsin selle IKEA Matteri toega keskseadme. Viga vist. Mille peale dirigeera, nagu ütlevad selle kohta rootslased, selle on spetsiaalne hääldus, seda peab ütlema rootsi keeles. Ja nali on selles, et 2022 aastal kevadel, sügisel ikkagi jah, kuulutati see välja. Seade on olemas, ostke see hokiketas, pange seina, juhe taha, kõik hakkab tööle. Ja kohe tuleb meil tarkvara uuendus selle Matteriga. Ja nüüd on 2023 aasta 4. september ja ei mingit Matteri hõngu pole selle seadme juures ka. Ikka on veel alles arendamisel. Ja IKEA ütleb, et me ei oska praegu midagi öelda, me ütleme siis, kui me midagi teame. Nii et seal arendustiimis on inimesed toivadest peast kinni 2 käega. Toetab IKEA enda muidugi need lambipirne ja muid asju väga hästi, aga see lubadus, et see on nagu seade siis kõikide muudes firma teiste tootjate seadmete juhtimiseks ka, on veel täitmata. Aga mulle tundub, et selle eest on täidetud meie lubadus tänane saade ära teha ja teile jagada uudiseid. Ja lubadus on ka saate lõpuks teile see, et me oleme tagasi nädala aja pärast ja räägime teile järgmistest uudistest. Nii et praeguseks aitäh kuulamist ja nägemist.